jooned. Lähiseire või ingliskeelse lühendiga SFS seadme looja on Eesti laserdiagnostika firma üks asutaja ja nüüd arendusdirektor Larissa Parõvkina. 12 aastat tagasi pälvis ta selle aparaadi eest maailma intellektuaalse omandiorganisatsiooni aastapreemia ja selles väikeses kohvris oleva seadmega võib uurida väga paljusid erinevaid aineid, alates õlidest, toidu ja alkoholini. Meie otsustasime vaadelda erinevaid õunamahlu, ühte, mille teeme ise, siis pastoriseeritud mahla ja mahla, mis on valmistatud kontsentraadist. Mahlakatse näitas selgelt, et kõige parem on juua ise pressitud või siis pastoriseeritud mahla. Kontsentraadist valmistatud kvaliteet jääb neile kaugelt alla. Just nii nagu mahla saab selle seadmega testida ka näiteks narkootikume. LDI-s töötati narkotest välja 2004. aastal. Juba 5 aastat on seda kasutatud USA's Põhja-Carolina osariigis. Alates eelmisest aastast ka Portugali pealinnas Lissabonis. Nüüd katsetatakse narkokohvrit ka Eestis, Lõuna- ja Ida-prefektuurides, kus seni tugineti uimastite testimisel vaid Tallinnas asuva Eesti Kohtuekspertiisi instituudi EKE hinnangutele. Politseitöös annab ta võimaluse kiiresti teha kindlaks, kas on tegemist narkootilise ainega või millegi muuga. Ja kindlasti ressursi kokkuhoid, me võime kiiremini kohtusse asju viia kui praeguses seisus, kui me peame EKE-s ootama ekspertiiside vastust. Hetkel selle testi hind maksab 10 eurot, aga EKE-s on ta kordades rohkem. Te ütlesite, et see narkoskaala peaks natuke laienema, mida saab testida, sest siin on teil ka igasuguseid huvitavaid uusi aineid massiliselt levimas. No siin Jõhvi piirkonnas just eriti on, üldse Ida-Virumaal on fentanüül. On üks põhiline aine, mida heroiini tarvitajad nagu tarvitavad ja see on, mis vajaks hästi palju testimist. Hetkel seda veel teha ei saa, aga kohe hakkame saama seda ka teha. Praegu kohus veel ei võta neid teste siis nagu Ei, ta ei ole veel seadustatud, ta on nagu katsejärgus meil. Annab meile endale kindluse, et kui me võtame aine ära ja saame teada, et see on narkoaine, siis prindime ta materjali juurde kindluse mõttes, et inimene ikka õige asja eest on kohtu ees. LDI-s saadakse sellest väga hästi aru, et narkotest peab olema ülitäpne. Narkootikumidega on süsteem selline, et kõigepealt see viiakse läbi sertifitseeritud laboris. Mõõdetakse meie spektraaljärg, mis on iseloomulik teatud narkootikumile ja võrreldakse seda tulemust juba sertifitseeritud või taadeldud seadmega, ütleme näiteks vedelikromatograafiga. Ja tulemus on sama, siis seade töötab, aga ta töötab niimoodi, et ta ei tohi eksida. Ja selleks treenitakse andmebaasi, et ei oleks vale tulemust. Ja kogu saladus on selles andmebaasi treenimise algoritmis. Kuna meil on tegemist 3 teljes asuva informatsiooniga, meil on sisuliselt tohutu andmete maatriks, siis on võimalik väga täpselt ja spetsiifiliselt määrata andme või selle aine olemasolu nii, et eksimisprotsent oleks kaduv väike. Teeme nüüd ka ise ühe katse. Ühel pool minust on Tallinna lennuväli, teisel pool Ülemiste järv, kus tuleb Tallinna joogivesi, siin kohe ka kanal, mis viib vett Ülemiste järve ning tahame veenduda, kui puhas on see vesi selles piirkonnas, kas või siin lombis, mis võib jõuda Tallinna joogivette. Et esimene asi, mis me võiksime analüüsida, et me mõõdame selle sama fluoimerseri seadmega puhast vett. Proovime mõõta selle sellise sogase vee,
meie katse näitas, et poriloigust võetud vesi oligi sõna otseses mõttes vaid porine vesi. Midagi keskkonnale ohtlikku see ei sisaldanud. No, oli siin praegu konkreetselt ei näita. Et ma võin teile võrdluseks nüüd praegu tuua. Mida te ise tulevikus näete oma firma arenguperspektiiviks? Kuhu suunas te praegu liigute? No LDI ise kui teadus-arendusettevõte jätkab endiselt erinevate arendustega, et need on nüüd praegusel hetkel aktuaalselt on ikkagi lidarid, millest täna on juba hulka juttu olnud, ka SFS-tehnoloogia arendused, nüüd toiduainete, jookide, ka nüüd erinevate pulbrite analüüsi suunas, ka erinevate keskkonna mõõtmiste suunas, et see on võib-olla selline LDI arendussuund praegusel hetkel. Laser Diagnostic Instruments on firma, mille asutas 20 aasta eest grupp tollases Eesti NSV Teaduste Akadeemias töötanud teadureid. Osa neist oli nõukogude ajal Eestisse tööle lähetatud Moskvast. Töö käib firmas seni 2 keeles. Eestlasi ja venelasi töötab LDI-s praktiliselt võrdselt, kuid ettevõtte loojate sõnul on nende jaoks alati oluline rõhutada, et siin arendatakse Eesti teadust. Jah, see on täiesti Eesti firma. Kõik asutajad oli Eesti kodanikud ja me elasime siin Eestis ja töötasime Teaduste Akadeemias. Kui te alustasite, siis Eestit ei teatud eriti palju. Ja me oli nagu missioon Eestit ka tutvustada. Täpselt nii, me nägime see nagu meie missioon, et me teeme selgeks, mis on Eesti ja kus ta on. Sellest, et esimesel aastal, kui Eesti Vabariik oli asutatud, konverentsides inimesed küsisid meie poolt, kus see on üldse ja mis see on. Ja see oli ka missioon, millega me tegeleme ja ma olen väga rahulik sellest, et me oleme partnerid ja liikmed palju Euroopa Liidu assotsiatsioonides, kus me oleme Eesti esindajad. Leino Vint on saanud oma nooruse unistuse laseritega mängimisega tegeleda LDI-s nüüd juba üle 10 aasta ja töö nende põnevate valguskiirtega tundub talle endiselt mänguna. Laseritega on mängida tore ja toredaks teeb see asi selle juures, et nendel on nii palju rakendusi ja nagu teadusmaailm ikka, see muutub pidevalt. Ja kogu protsess on pidevas õppimises. Kui nüüd mõelda niimoodi, et laser on igavesti vahva ja annab meile väga võimsa ja kontsentreeritud kiire, siis mitte keegi ei mõtle kunagi, et selle taga on tohutu hulk energiat, mis tegelikult läheb kaduma ja mitte laserkiire sisse, vaid see hajub kõik soojusena. Tüüpiline eksimeerlaser, mida me näeme oma seadmes, selle energeetiline kasutegur, mis muudab elektrivalguseks, selle kasutegur on 1%. See tähendab, et kõik ülejäänud 99 läheb meil ilmaruumi soojuseks. Et kui me suudaks neid laserid teha nüüd nii palju väiksemaks, siis meie seadmed oleks kõik väiksed. Need oleks kompaktsed, me suudaks neid kas või käes hoida, paigaldada neid kas või tuulelohede külge või mehitamata lennukite külge. Ja arenguruumi on palju? Arenguruumi tegelikult on väga palju, eriti kui vaadata 10-20 aastat tagasi, mis siis oli ja kui palju on meie seadmed muutunud selle aja jooksul.